valus on nendesse prožektoritesse vaadata, et palju parem on sellele rahvale silma vaadata, et kui saaks veel ausalt tunnistada, et ma olen selle üle väga õnnelik, et ma olen saanud oma elu tegusama osa just siin ja nende inimeste keskel, kes Laemaal on elanud ja nende loomade keskel mööda saata. Et jah, mina olen Tõnisson Jüri ja siis ulukitega siin päris pikalt kokku puutunud. Ma olin veel tudeng, kui siin hakkasid Tartu Riikliku Ülikooli zooloogia osakonna välipraktikumid. Ja 67. aastal ma sattusin siia Parkalile esimest korda. Ööbisime siin telkides ja siis veel Lahemaad ei olnudki ja see maja siis kuulus, kes siin talu pidasid, nendest ei olnud siin lõhnagi tol ajal, aga see maja oli siis Rakvere jahindusklubi oma, kuhu meid siis võeti varjule. Ja siis edasi järgmine kokkupuude oli juba siis, kui ma ülikooli lõpetasin ja sattusin Aakre metskonda ja siis ma olin juba tuttav Jaan Naavriga. Ja Jaan Naaber oli hästi laia silmaringiga, aga nii nagu Vene ajal oli, et ulukitega seoses räägiti küllap idapoolt, need mõjud tulid suuresti, räägiti põhiliselt jahimajandusest. Siin Lahemaa alal oli ka 2 jahimajandit, üks oli Aegviidu metsamajand ja teine oli siis Rakvere Võsu jahimajand. Ja siis kogu selle küttimise korraldamine siin käis ikkagi siis ministeeriumi jahimajanduse osakonna kaudu, kus siis eesotsas istus Jan Naaber. Aga siis asi oli nii, et tema oli enne teinud läbi ühe sihukese väikese, nagu sihukese metsanduse kooli ja jahinduse kooli Aakre metskonnas, kuhu mind pärast teda suunati tööle. Aga mul see Lahemaa tiksus kogu aeg kõrva taga ja siis, kui ta juba oli loodud ja minul sai sundasumise aeg Aakre metskonnas täis ja ma Tartusse tagasi läksin, siis õnnelikul kombel ma sattusin looduskaitse, siis oli ta sektor ja siis osakond Metsainstituudis, kus eesotsas oli August Örd. Ja hakkas minu sealne töö peale minu sihukese lemmikasjaga, mille ma Aakre metskonnas enda jaoks leidsin. See oli siis kõik, mis loodusesse ja ulukitesse puutub, nende asjade inventeerimine, mitte pelgalt mingisugune jahimajandus. Ja ma olin seal metskonnas ka hästi pika lõa otsas selles mõttes, et metsaolem ei teadnud, mis minuga peale hakata. Ja ma saingi käia igasugust kohti läbi kuni Valgetoonekure pesadeni ja ühesõnaga kõige, mis Valgamaal puudutas pigem looduskaitset kui jahimajandust. Ja see mulle hingeliselt jube hästi istus ja siis seal August Ördi osakonnas, et seal esiteks juba see rahvas, kes seal oli, nad olid meelestatud sedasi, ma ütleks sedasi, et nad olid nagu ausad inimesed ja sihukese rahvusliku meelestatuse ka lisaks veel. Ja kui nende seltsis, siis ma Lahemaale sattusin 1974, kui Edgar Kask korraldas siin ühe sihukese tutvustava ekskursiooni. Siis esimesed sünnivalud olid siin kõik juba selja taga, aga see jahindustegevus käis siin täie hooga edasi ja ma tean, kuidas moodi need jäägrid siin. Iga metskondi oli siis siin nimeliselt kuni 8 vist kõige rohkem, kui Oruveskiga veel alles oli. Neid hakkas otsast ära pudenema hiljem. Aga need jäägrid toimetasid siit neid põtru, ma tean, et koormatega. Tuli üks jääger siia, lasi siis koorma põtru maha, jalad tilbendasid üle autokasti ääre. Ja samamoodi käis metssigadega siin asi ja kõva lisasöötmine, igasugused asjad. Aga et siis vaikselt nagu kogunes sihukest ettekujutust, et kuidas maailma rahvusparkides asjad käivad loomadega. Ja sai siis ka enda jaoks mõtestatud see asi ära, et kuidas loomadega meie sihukeses konkreetses keskkonnas tuleks ümber käia, et mis muutused siin metsadega toimuvad ja kellel on siin nagu paremad perspektiivid hakkama saada, kellel kehvemad. Ja juba siis sai arvatud, et metsa sihukesed vanuselises ja muust koosseisus toimuvad muutused, kui lageraied lakkavad ja kõik looduslikkuse suunas liigub. Et siis suuremad perspektiivid kindlasti on mets seal. Ja nii see praegu ongi, et tema väga ei sõltu nendest raietest. Et põdral läheb nagu kitsamaks ja kui siis nagu sihukesed lagedad alad kipuvad täis kasvama, et siis mets kitsel ka näiteks väga hästi ei lähe.
ja siis saigi seda nagu toonitatud, et siin mingisugust sihukest Serengetit tekkida lihtsalt ei saa. Kuigi 70-ndatel siin ju Serengeti tegelikult oli. Ja kui juba 60-ndatel, kui tudengid siia tulid, siis oli siin põtru massiliselt. Ja kui 70-ndatel sai uuesti tuldud, siis ikka veel oli põtru palju, aga siis oli ka juba hästi palju metsakahjustusi siin. No ja siis algul oligi rõhk selle peale, et kõigepealt ära inventeerida, et mis seisus need loomade elupaigad siin on. Noh, siis sai tutvutud nagu igasuguste loendusmeetoditega ja neid siin kasutatud ja et sellest oli hilisemas elus hästi palju kasu. No ja 81 siis valmis selle looduskaitselabori eest vedamisel siis ka see Lahemaa suurem niisugune, nagu, mis tugines konkreetsetel uuringutel niisugune arenduskava. Ja üks osa oli siis seal ka sellel, et mida siis nende loomadega siin teha. No siin oli näiteks niisugune haruldus nagu lendorav olnud, et seal loobumetskonna Oja vahtkonnas ja sel ajal ju Lahemaa ulatus ka üle Tallinna maantee. Ja ta oli kõvasti suurem kui praegu. Ja noh, sai isegi selle peale viidatud, et lendorava elupaiku tuleks hoida ja võib-olla õnnestub ta siin ka taastada, aga paraku nii ei ole läinud. Aga siis teistega sai kah siis need ettepanekud hakatud tegema, et mismoodi nendega ümber käia, aga kõigepealt oli vaja neid loendada ja siin toimus hästi palju suuri ajuloendusi metskondade ja tudengite kaasa löömisel ja et see oli hästi hea kool. Ja kes on näiteks tuttav Keskkonnaagentuuri asjadega tänapäeval, see teab, et ka praegu tehakse niisuguseid ajuloendusi mõnedes kohtades, näiteks seal Soomaa naabruses. Ja just üks niisugune 19. 20. novembril on nüüd kavas teha. No need on rohkem niisugused projektitööd, aga Lahemaal oli siis loomade loenduse eesmärgiks mitte see, et mingisugust suhtelist tihedust siin leida, vaid leida ikkagi loomade absoluutarvuni jõuda ja siis teha niisuguseid tõusaid küttimisettepanekuid, et palju neid siin küttida. No ja ajuloendustega paraku läks ka vahel sedasi, et saime niisugused fantastilisi tulemusi nendes kohtades, kus üldse inimestega võimalik liikuda oli. Et näiteks 20 võtra 1000 hektari kohta, et kui nüüd see laiendada kogu Lahemaa peale, me saaks võib-olla 3000 võtra nõnda moodi. Ja et siis mul oli alati see küsimus, et kas keegi riskib öelda seda, et kui Lahemaal näiteks lubatav võtrade arv oleks 300, et siis me 2700 peaksime ära küttima, aga siis me jõuaks tõeni, et kas neid ikka nii palju on. Ja selliseid küsimusi on ju vaja endale esitada tänase päevani ja siis kui oli see arenduskava tehtud, siis suur osa sellest meeskonnast siirdus muude tööde peale, aga mina niisugune patune, võtan selle patu enda hinge peale, et ma ei saanud sest Lahemaast lahti ja ma käisin siin aastast aastasse edasi. Ja siis jõudsin lõpuks ka selleni, et ikkagi instituudi tööplaanis aeg-ajalt oli mõni Lahemaaga seotud töö ja et mul oli nagu õigustus siia tulla. Ja siis ma hakkasin ka 80-ndatel tegema niisuguseid loendusele tuginevaid ulukite küttimise ettepanekuid. Ja ma jõudsin ka selleni, et ei ole vaja siin mingisugust jahimajandust ja lisasöötmist ja et nüüd nagu poputada neid loomi, et nad paremat juurdekasvu annavad ja et siis neid saaks rohkem küttida, vaid vastupidi. Et nagu see looduskaitse praegu on liikunud, et see suund oli nagu juba tollal võetud, et küttida vastavalt sellele, nagu see kaitse eesmärkide saavutamiseks vajalik on ja neid loomi, kelle küttimisega me loomapopulatsioonidele vähem kahju teeme. No ja mul oli jube ja jällegi on tunnistada seda, et see Lahemaa kogemus oli aluseks sellele, et kui 91. aastal, siis oli juba Metsamajanduse ja Looduskaitse komitee, tegi niisuguse ettepaneku, et Metsainstituut peaks hakkama põtrade küttimist nagu koordineerima ja et tegema selle soovituse, et palju neid Eestis siis kusagil küttida. Et siis Lahemaa loenduste eeskujul sai siis just tehtud sellel kevadel ära üle Eesti üks suurem kontrollloendus, mis oli aluseks sellele, et oligi võimalik teha siis arvestades ka põtrade mõju elupaikadele niisugune küttimise ettepanek. Ja selle külge ma siis üht jalga pidi Lahemaasse, teistpidi selle põdra külge. Ma olen siis jäänud tänase päevani seotuks. Ja kuigi mind suvel ära koondas Keskkonnaagentuur, vana ka juba, ja ju sellel siis oli ka mingisugune plaan taga, et kui palju on vaja. Et vaatamata sellele, et ma olen nendes asjades nii palju kinni, et nii palju kui ma vabatahtlikuna teha saan, et nii palju ma teen ikka edasi, et mul see põder on südamel ja Lahemaa on südamel ja et mul on
et võiks ühe põlve peal ja kahe põlve peal kah olla siin ja roobi võtta ja truudust vanduda, et suur tänu Lahemaale, mis ta mulle on andnud, aga kui ma natukenegi olen saanud vastu anda, oleks suurepärane. Aga palju põtru siis Lahemaal hea on? Nii palju, kui see asi on sedasi, et kui meid ei oleks, siis nii palju, kui nad iganes ise kannatavad olla. Ja see dünaamika võiks käia neil üles alla, aga me ei talu seda. Et küsimus on selles, et kui palju need metsad inimese seisukohast seda taluvad. Et kui meid ei oleks ja oleks kiskjad ja saakloomad, siis nad hoiaks selle asja omavahel ilusti balansis ja kõik oleks korras. Aga et pagana inimene on siin veel juures oma soovide ja vajadustega. Ja siis on sedasi, et me peame silmas siukest tihedust, et mille juures kahjustused ja see keskkonna mahutavusest on siuke osa ära kasutatud. Et kahjustused oleks siuksel tasemel või see toidu kasutamine nende loomade poolt, et see saab piisavalt uueneda, et seda toitu jätkuks aastast aastasse siin. Aga kuidas siis üks hundikari ikka on vaja ikka lahendada? No hundikari kuluks ära loomulikult ja teda on siin ju olnud varemalt, aga viimastel aegadel pole teda olnud ja üksikuid hunte siia sisse käib. Aga hundikari on vajalik, ilves on vajalik ja see karu on hea, et ta siin on. Ja karu kindlasti põdravasikaid võtab üksjagu ära, nii et see loodus reguleerib oma osa, aga et inimene peab siis seal juures parajalt võtma. On ega Silves nii samas Palmse pargis ka ju? Meid jälgimas? 90-ndatel ministeerium poolt, looduskaitseosakonna poolt siis koostati ulukite arvukuse reguleerimiseks kaitsealadel siis vastav see määrus. Ja seal oli siis ka mingi liikide loetelu, millest suurkiskjad olid välja arvatud, mis oli väga, väga tore siukene samm ja samas jällegi ei ole sugugi välistatud, et mõne nuhtluslooma aeg-ajalt võib ikkagi küttida ja tulebki küttida. Näiteks karude puhul on siuke asi, kui neid üldse mitte küttida, siis ka nende jultumus suureneb, tajuvad seda väga hästi intelligentsete loomadena, et kus maale võib minna ja vahel võib ka minna inimese leivakoti kallale. Kui sul ikka prügikastid on toidujäätmeid täis, et siis väga lihtne on sealt lisamanti saada. Ma mäletan, kunagi üks lõbus juhus oli paar aastat tagasi, mingi taanlaste ökobussi suures peale kirjutatud. Me sõitsime siin Lahemaa kitsal asfalteel ja nii-öelda tee ääres, nii-öelda mitte üle kraavi, aga ikkagi tee peal. Oli üks põder, vaatas imestunud seda bussi, mis kõõrad kirjad. Me peatsime bussi kinni, kõik need Taani noored hakkasid põtra pildistama. Mina hiilisid bussid välja, tahtsin pildi veel saada nii bussi kui põdra mõlemad. Siuksed toredaid seiku on ja tegelikult kuigi see loomade tihedus siin väga suur ei ole, aga väikeste rühmadena ja siukeste kogenud inimeste juhituna ma olen päris kindel, et ükski siukene inimeste rühm ei jää selle elamuseta, et nad näevad siin neid kohalikke loomi. Ja see on suurepärane. Nii, suhte. Võtke heaks.